Tere, mina olen Aveli ja mina asendan täna õpetaja Ülle Pihlasalut ja minuga on siin minu kõrval 3. C-klass. Mis te arvate, kas ma olen hea õpetaja või? Jaa! Asendan Liiva Raudveri, kõige paremat õpetajat minu meelest siin koolis. Hetkel on siis 7. klass ja õpime esimest korda arvuastet. Ja praegu tundub, et saavad ilusti hakkama. Tänasel päeval olen mina sattunud olema tegelikult 3 õpetajat korraga. Ma olen algklasside õpetaja Silja Miks, siis ma olen ka õppealajuhataja Kadri Vahula ning lisaks ma võtsin endale ka sellise kohustuse või tegelikult sellise rõõmu, et ma saan olla ka ülekõiv. Nii et tänane päev on mul väga-väga tegus ja ootused on väga kõrged. Rääkige, kuidas teile meeldib teie õpetaja? Väga hästi. Jah, või sama. Mulle meeldib ka väga. Mulle ka. Teile meeldib teie tänane õpetajate päev? Jaa, täitsa vinge. Ka. Jaa, meeldib. Mulle ka meeldib. Nii, koduse tund toimumas, teeme pannkooke. Tundub, et tuleb päris hea kõik. Mingi grupp teeb siukseid asju, mida ma pole varem näinud, et ma ei tea, mis sellest saab, aga ma loodan, et see tuleb hea. 5. klass sai väga hästi hakkama. Pea, kõik on super, yes! Tere, mina olen Sirje Kiviaru ja minul on praeguseks tunnid läbi. Lapsed kuulasid mind õnneks väga hästi ning kõik, mis oli vaja, sai tehtud. Me tegime siis täna 10. klassiga ringtreeningut ning joonejooksu ning teiste klassidega, siis teise C ja D-ga ja teise B-ga mängisime kiirjooksumänge ja siis tegime joonejooksu ning veidi ühte tennispallimängu. Meie oleme Valve Pärn. Tähendab, jah, kahekesi oleme ja meil on 2. C-klass. Lapsed on sellised nunnukad, sellised kuulavad hästi sõna ja vahepeal läheb kisaks ja lärmiks, aga siis ütlevad, et ole vait ja siis on kõik jälle hästi. Tere, täna on neljapäev, olen Mihkel Olsmann, Rakvere Reaalgümnaasiumi direktor. Kool on ilusti veel alles. Loodan, et õpetajad saavad oma ülesannetega või said oma ülesannetega hästi hakkama ja tänane päev jäi kõigile positiivses mõttes meelde ning kõik on rahul.
перфекционистки из Республики Коми. Tere päevast, kallid vaatajad, teile on külla tulnud folklooriansambel Komi Vabariigist autonoomsest. Розами цвелыми, розами цвелыми, розами, ой да цвелыми, ой да на ой голубушки. Стена разбирает, что сердце я милая, ой, что я милая, ты моя сердечная, милый да вот дружочек, я да милый дружочек, ой, что я с тобой, душечка довольная, гулять с тобой сполна, да. Я да гулять с тобой сполна, ой, шо сполна, сполна не хочу я с кем гуляю, право не скажу. Tere, mina olen Maris Praats. Täna toimub Rakvere Reaalgümnaasiumis loomeõhtu ning Reali TV on tulnud selleks siia, et teha sellest ülevaade. Mida kujutab endast loomeõhtu? Loomeõhtu on selline rahulik õhtu, kus saab siis chillida, kuulata head muusikat ning rääkida oma sõpradega. Kust tuli idee seda korraldada? Idee tuligi tudengitelt või abiturientidelt, sellepärast, et ikka on vaja sellist rahulikku õhtut, kus saaks lihtsalt nii-öelda chillida ja rahulikult võtta asja, et ei pea iga päev õppima ja tegema. Ja kaua läks teil aega selle ürituse korraldamisega? Ürituse tegelikult ütlesime välja juba septembri alguses, kuid hiljuti selle kuu alguses hakkasime siis sellega rohkem tegelema. See on tore, et te tulite siia loomeõhtule ja ma loodan, et see saab meil näiteks Reaalgümnaasiumis traditsiooniks, sest mulle endale läheb see täiega peale siin. Meil on atmosfäär, meil on rahvas kohal, meil on hästi lahedad esitlused, nagu mina seadan. Ja avapaugu teekski meie 12-ndikud. Aveli ja Anna-Liisa laulavad ja Liina saadab teid laveril. Ja nüüd ma tean, et iga päev võime kokku kuuluda. Teil on mulle käs... Mis motiveeris sind siia tulema? See, et mulle tundus, et siin on lõbus ja et mulle meeldiks siin olla. Miks just see tants? Sellepärast, et ma olen seda harjutanud väga palju. Ja kaua sa tantsimisega tegelenud oled? 7 aastat. Kuidas teile meeldis tänane üritus? Mulle meeldis see väga ja minu meelest see oli inspireeriv ja et väiksed lapsed said enda andeid näidata. Milliseid üritusi võiks õpilasesindus veel korraldada? No ma arvangi, et säärased üritusi näiteks motiveerivaid või selliseid, kus tuleks keegi esinema. Sel värskel lumel vaevu jätab jälgi. Too õblukene kunstnik nälgib. Ka ajaliival ei künna prisket vabu. Kui aina mõelda, täitmist vajab magu. Kuidas teile meeldis tänane üritus? Korraldajana olen ma väga rahul, et meeskond toimis nii, nagu plaanitud oli. Kõik olid oma ülesannete kõrgusel ja ütlen, et saime ilustada kõigeks ajaks valmis. Selleks ajaks, kui rahvas jõudis, oli meeleolu üleval. Glögi oli valmis, väga maitsev muuseas. Ja väga meeldis mulle see, kuidas rahvas ise võttis initsiatiivi ja seda vaba lava ära kasutas, et isegi kui oli ametlik programm lõppenud, oli esinejaid küll ja veel.
ja see teeb ainult korraldajale rõõmu. Sellega sai tänane üritus läbi, oli väga tore ja põnev ja inspireeriv õhtu. Isegi mina sain laval käia ning ma juba väga ootan uusi selliseid üritusi.